No jau, sellised mõtted, jumala targad mõtted. Jesus Christ, kui ägedad mõtted. Okei, vaata. Kas ei oleks mitte mõistlikum või rahumeelsem ja ägedam elada nii, kui anda teadlikult kõikidele inimestele vabadus olla sellised, millised nad tahavad olla, nagu või millised nad on. Nagu et kõigil on õigus olla sellised, millised nad praegu on. Jah, et kõikidel on õigus. Miks see ei tee? Vaata, tihtipeale välised tegurid või võtame tihtipeale inimesed, jah. Nad kõigutavad meie sisemaailma või keset, sest me alateadlikult ei luba neil olla sellised nad on ja me tahame, et nad oleks kuidagi muud moodi, kui nad on. Jah. Ühesõnaga, meil on mingisugune arvamus või projektsioon või lootus või nägemus, millised nad peaks olema praegu sinuga rääkides. Ja siis sellepärast me jonnime ja kannatame, et me ei võta vastu inimest sellisena, me ei näe inimest sellisena, nagu ta on, nagu et me ei võta teda vastu sellisena, nagu ta on. Ja siis kannatame ise selle all. Seda on muidugi lihtsam öelda, kui teha. Seda on lihtsam eriti, kui sa oled väga isiklikult seotud selle inimesega. Siis on seda kõvasti lihtsam öelda, kui teha. Aga kui võtad nagu malemängu, jah, et malenuppud on laual niimoodi, näe, sellel inimesel on selline harjumus, see, ta käitub nii, et ma võtan seda arvesse. Ja ma jonni selle vastu, kuidas nupud male laual on. Annan talle õiguse, annan talle vabaduse. Siia võib lisada veel sellise mõtte, et tal ei ole valikut olla teistsugune. Jah, tal ei ole valikut. Eriti kui minul on mingisugune projektsioon või mina tänu mälestustele toetudes näen teda mingit moodi, projektseerin talle mingisuguse kuvandi peale, milline ta võiks olla või milline ma arvan, et ta on. Et tal ei olegi valikut olla teistsugune minuga antud hetkel. Äkki tal ei olegi valikut. Äkki kui võtta nii, et inimene on nagu puu ja puul ei ole valikut seal seista ja olla selline, nagu ta on. Ja. Aga kui sama idee laiendada nagu kõik nagu inimestele ka, et kui ütleme, et suhtled kellega, nii, see, mis sa praegusel hetkel oled, ma püüan sind näha mitte sellisena, nagu sa praegusel hetkel oled ja teadvustan, et sul ei ole valikut siiamaani, edaspidi, jah, aga siiani sul ei ole olnud valikut, milline sa oled olnud või kuidas sa käitunud oled. Ja võtan sind vastu täpselt sellisena, nagu sa oled. Ilma püüdmata sind muutma hakata. Kui midagi mulle ei meeldi, siis ma korrigeerin ennast. Ja, mitte sind, vaid ennast, enda lähenemist, enda suhtumist korrigeerin. Enda nii-öelda vastamist või reageerimist sellele, kuidas teine inimene minuga suhtleb. Ise ennast korrigeerin, mitte teist inimest. Ja annan vabaduse olla teisel inimesel selline, nagu ta tahab. Ja ka endale, ja ka endale. Noh, ütleme näiteks, et sa kohtud kellega, keegi räägib sinuga ülbelt, ebaviisakalt, üleolevalt, siis sa, ütleme, on võimalus, ma võtan seda kui fakti, nii, praegu on situatsioon selline, nüüd ma ei hakka nagu sind muutma, et
kuule, ma võin seda teha ja ma võin, aga et sa oled kohustatud käitumaks absoluutselt teistmoodi. Jah, et ma ei hakka nagu sind voolima või muutma, vaid okei. Või saab kõneleda, et mul on selline reegel, kui on vaja kõneleda, et mul on selline reegel ja endaga tehtud, ära võtta isiklikult, mul on, et ma ei lase endaga rääkida nii-öelda ülbelt või üleolevalt või selliselt. Keskendud endale, mitte teiste inimeste muutmisele. Ja kui ütled, et tal ei ole vaba, tal ei ole valikut olla teistmoodi, kui ta antud hetkel on. Siis langeb nagu see süüdistamine ära, vaata see süü ja see frustratsioon kaob ära, et ma tahan, et kõik oleks sellised nagu mina või käituks nii nagu mina vaimus ilmas usun, et peaks käituma. See loomaaed on nii kirju siin, et siin eriti kui inimene on keskmest väljas, eriti kui inimene on nii, kui ta on emotsiooniga, see on põhimõtteliselt, kui inimene on nagu emotsioonis sees, siis on ta nagu mingisugusest kurjast vaimust vaevatud, siis on ta kurjast vaimust vaevatud nagu, et ta tähendab, siis ta ei ole adekvaatne, siis ta teinekord on emotsioon viib kaasa, endagigi on juhtunud, siis mis sa ei oma kontrolli olukorra üle sellel hetkel. Seda nagu näed teises inimeses kohe, kui see emotsioon tuleb üles, okei. Ja okei, siin on tegu nüüd organismiga, kes ei anna endale aru, mida ta teeb. Et ta on emotsioonis sees. Ja teinekord, kui vaata ise jääd keskmesse, jääd nagu ruumi, ise sellesse rahusse jääda nagu, ise olla hetkes rahus, siis kui ma olen ka ja ei lähe kaasa selle mölluga, siis ma olen märganud, et teine inimene ta millegipärast ta nagu ei saa pikalt jätkata selles samas energias. Ta nagu sinu suunas. Ta nagu ei saa seda pikalt teha. Kuna ta hakkab see on mingisugune universumi seadus kuidagi. Kui sina oled rahus, siis sa oled nagu kaitstud. Ja, pikk jutt lühidalt. Mis siis, kui me anname kõikidele inimestele õiguse olla sellised, nagu nad on? Kaasa arvatud ka endale. Ja mõtle, vaata, mõni inimene on olnud mingi, vaatad 20 aastat, ta on täpselt samasugune olnud, mis ma nüüd või 30 aastat või 40 aastat, nii palju kui seda tead, on ta kogu aeg olnud ühe samasugune, siis on nagu nüüd hakata nagu muutma teda, et nüüd sa pead olema nii, nagu mina tahan, et sa oled, siis on huvide konflikti on oodata sellisel juhul. Kellegile ei meeldi, kui neid muudetakse, täiesti lõpp, mitte kellegile ei meeldi. Mitte kellegile, isegi nõu, kui inimene pole küsinud, isegi nõu andagi, mitte kellegile ei meeldi kuulda seda. Mitte keegi ei taha isegi, nad tunnevad energiast kohe ära, kui sa räägid midagi selle põhimõttega, et ta teeks endast mingisuguse korrektuuri, nagu tuntakse ära see, nagu kohe energeetiliselt, kohe näed, tõmbab müür ette, läks lukku ära. Ei taha kuulda ka seda, et keegi tahab korrigeerida neid või muuta. Sellised mõtted, kõik head.